Rahandusministeeriumis valminud mootorsõidukimaksu väljatöötamiskavatsuse järgi hakkaks sõiduki eest aastas küsitav maks sõltuma selle CO2 heitmest, võimsusest, massist ja vanusest. Ühekordset maksu tuleks maksta sõiduki registreerimisel, millele lisanduks hiljem iga-aastane regulaarne maks. Mõlemad summad varieeruvad oluliselt sõltuvalt sõiduki mudelist ja vanusest. Rahandusministeerium pakub maksu arvestamiseks välja 2 võimalikku mudelit. Esimene lähtub sõiduki keskkonnamõjust laiemalt, selle tootmisel, tarbimisel ja utiliseerimisel, ning teine arvestab vaid CO2 heidet ja sõiduki vanust. Vanemate autode eest tasutav maks oleks väiksem, et soodustada autode lõpuni kasutamist ning kättesaadavust ka neile, kes ei saa endale säästlikumaid sõidukeid lubada. Me oleme pakkunud erinevad lahendused, nad tegelikult on üksteisele kohati ka väga sarnased, et me nüüd arutamegi, milline siis versioon täpselt täidaks meie neid kliimaeesmärke, keskkonnaeesmärke, milleks me seda maksu teeme, ja teisalt, et see oleks siis ka jõukohane ja õiglane, arvestades meie ühiskonna läbilõiget, inimeste sissetulekuid ja liikumisviisi ja vajadusi. Ministeeriumi välja pakutud näitel oleks näiteks 30-aastase Audi 100 registreerimise maks 300 eurot ning aastamaks 30 eurot. Samas uue maasturi Toyota Land Cruiseri eest tuleks registreerimisel tasuda ligi 6200 eurot ning iga-aastaselt 619 eurot. Kui sul on suur auto, mis on suure heitmekogusega, suure massiga, ja siis tema nii registreerimismaks kui ka siis aastamaks on suurem, ehk et kogu selle mootorsõiduki maksu mõte on keskkonnaalane, et liikuda säästvama liikumise poole. Automüüjate ja teenindajate liidu juht eelistaks 2 välja pakutud variandist teist just lihtsuse tõttu. Tundub lihtsalt seda, et kui ta oleks nagu lihtsam ja selgem, et lihtsalt selles esimeses variandis on liialt palju komponente, et see teine variant CO2 põhiselt on kuidagi lihtsalt lihtsam, et alati on see oht, et kui on väga palju komponente, siis kuidagi ühel hetkel võib-olla hakatakse liialt tegelema nagu matemaatikaga. Aga ega omavahel öeldes vaadates summatabelit, nad on lõppkokkuvõttes suht võrdväärsed. Autoomanike liidu juht 2 ministeeriumi pakutud arvestusvarianti võrrelda ei tahagi. Mulle meeldiks 3. variant ja tervele meie liidule see, kus seda maksu ei tule üldse endiselt. Rahandusministeerium tahab mootorsõidukimaksu eelnõu Riigikogule saata septembris. Selleks ajaks peaks 1 arvestusvariant olema välja valitud. Ja rahandusminister Mart Võrklaev on meil nüüd stuudios ka. Tere õhtust. Tere õhtust. No neid variante on nüüd 2, nii-öelda lai ja kitsas. Miks neid üldse 2 on ja kui ma vaatan seda näidisarvutuste tabelit, siis mulle tundub, et ilmselgelt CO2 põhise variandi järgi me maksaks vähem. Neid variante ongi sellepärast 2, et oleks meil see debatti arutelu ja tegelikult võrdlusmoment, et sõltuvalt, mis me siis arvestusaluseks võtame, kas CO2 ainult või CO2 ja näiteks massikomponendi, et kuidas see maks siis kujuneb, et miks me seda teeme, on see, et tegelikult autostumist vähendada, eeskätt linnas, liikuda säästvama liikuvuse poole, et meie autopark muutuks keskkonnasõbralikumaks ja tegeleda ka romusõidukitega ja et nende eesmärke täita, siis selleks on erinevad parameetrid, võib-olla aitavad üht või teistpidi nendele eesmärkidele lähemale. Me oleme need välja pakkunud selleks, et koos nende üle arutada. See on ka selle väljatöötamiskavatsuse mõte. No paraku Eestis elavad väga paljud inimesed maal ja meil on hajaasustus. Maainimeste jaoks on auto lihtsalt vältimatu. Kumb variant nagu maainimesi rohkem säästaks? Selle teemaga me olemegi tegelenud ka, ja see on mõlemal ühtemoodi, et tegelikult me oleme toonud sisse selle vanuse komponendi, et mitte niivõrd võrrelda nüüd maa ja linna, vaid tegelikult vaadata, et meie inimesed on erineva ostujõuga ja maksevõimega. Ja eeldus on see, et kui inimesel on väiksemad sissetulekud, siis ta ilmselt on saanud endal lubada ka odavamat ja seega ka ilmselt vanemat autot. Ja mõlemas mudelis me oleme sisse toonud siis selle võimaluse, et sealt alates 5 kuni 15 aastani auto vananedes tegelikult see maks langeb selleks, et see auto on oma keskkonnakahju juba tegelikult suuresti ära tekitanud tootmisega ja teisalt, et just nüüd ka nendel väiksema sissetulekuga inimestel, kellel on vanemad autod, et nendel ei ole võimalik kohe minna uut ja säästlikku osta, et ka nemad saavad oma vajalikud sõidud tehtud nii linnas kui ka siis maal. Teate, mina sõidaksin väga hea meelega ühiskondliku transpordiga, eriti talvel jubedate teede ajal. Lihtsalt bussid ei käi.
et kas te ei ole mõelnud, et kui me räägime nüüd sellest, et oleks vähem autosid, siis kõigepealt peaks olema võimalik ühiskondliku transpordiga näiteks Tallinna ja Tartu vahet juba piisavalt sõita. Me ei hakka rääkima sellest, et 8:30 õhtul ei ole võimalik enam Paidest ei Tallinnasse ega Tartusse sõita. Ja siis on ka autosid vähem. Jah, loomulikult, aga ma arvan, et nende mõlema asjaga tuleb tegeleda, et nagu me ütleme, et eeskätt on see autode vähendamine soov meil linnas ehk et panna inimesi mõtlema, kas ma ostan selle auto või mitte. Aga on vaja ka tegeleda ühistranspordiga. Tänane valitsus on öelnud, et ta liikumisreformiga ka tegeleb ja neid asju tehakse selles mõttes ka paralleelselt, et minu ülesanne on tegeleda automaksuga, regionaalminister, kliimaminister tegelevad ühistranspordi poolega laiemalt. Ja paljud inimesed on mulle öelnud, et kui automaks tähendaks seda, et konkreetselt nad näevad, et selle raha eest parandatakse teid, siis nad saaksid sellest aru. Aga kas see on nii või läheb see üldisesse sellisesse katlasse? No riigieelarves, et mida rohkem me seal või neid tulusid ja kulusid kokku kirjutame, seda väiksem otsustusruum meil lõpuks on, et mida siis ühel valitsusel või antud ajahetkel on parasjagu õige või vajalik teha. Et ma arvan, me neid riigieelarve kulusid oleme juba väga palju erinevateks toetusteks ja kindlateks meetmeteks kinni kirjutanud. Ehk et mõistlikum tava on ikkagi see, et jah, meil laekuvad maksud ja siis me antud hetkel otsustame, et mis parasjagu nende eest vaja teha on, aga selge, et ka selle valitsuse üks prioriteet on keskkonnateemadega tegeleda. Sinna kuulub lisaks siis nii-öelda autode maksustamisele ehk et soov nende vähendamisele, keskkonnasõbralikuks muutmisele ka säästvad liikumisviisid, olgu need siis rongid, mõne aasta pärast meil tuleb 10 uust rongi, olgu see trammiteede ehitus, olgu ühistranspordi parendamine, et see kõik on meil töös. No ma iseenesest arvan, et kui oleks ühiskondlik transport olemas, siis autosid automaatselt ostetaks vähemaks, et praegu läheb nagu teistpidi. Aga ma küsiks lõpetuseks seda, et kui palju te ise hakkate maksma automaksu ja kumba varianti te ise nagu kodanikuna? Ma lõpuni ei ole välja arvutanud, mult on tähesed juba küsitud, et mul on ka üks hobiauto vähemalt registris ja selle maksu ma juba tean, aga oma teise automaksu ei ole arvutanud, aga olen valmis seda maksma ja arvan, et see ongi õige, et ju siis, kui ma enam ei taha seda maksta, on mõistlik sellest. No, ma arvan, et ju ta sinna aastamaksuna sinna 150 euro kanti jääb ja oma hobiautol on see siis 63 aastat vana, seal ma maksan 30 eurot, et see on oluline teada, et 20 pluss aasta autod maksavad siis 30 eurot, et see on just tehtud selleks, et nad on nii vanad ja omad põhjused seal on. Aitäh stuudiosse tulema. Vanade autode ja hobiautode omanikud ning uunikumide kogujad ootavad põnevusega, kuidas sobituvad nende masinad automaksu raamidesse. Mootorispordimuuseumi pidaval autoentusiastil Arno Sillatil on oma ettepanek. Eestimaa teedel sõidab aeg-ajalt igasuguseid autosid, mis on üks toredam kui teine. Haapsalus põleb igal suvel ühel nädalavahetusel gallonite kaupa kütust. On autosid, mis on registris, aga kunagi ei sõida ja teisi, mis on registris, aga mida pole enam olemas. Turbas asuva mootorispordimuuseumi kuraator ja autoasjatundja Arno Sillat ütleb, et praegune automaksu kord neid ei kirjelda. Nüüd küsimus on nagu selles, et kas maks tuleb peale ka nendel autodel, mis on autoregistri mitte aktiivses osas, ehk siis peatatud kandega sõidukid. Sealhulgas on siis need samad nii-öelda hobiautod, mida kasutatakse 3 kuud aastas. Sealhulgas on need autod, mis seisavad kusagil ja mida enam ei kasutata, ilmselt ei saagi kasutada, nad on läbi raustutanud. Ja sealhulgas on ka need autod, mida enam ei ole olemas Eestis. Et see on probleem ja see küsimus on veel täna lahtine. Kuuldavasti mitteaktiivne registri osa ei lähe maksu alla. Mida sa teed nende registrikande omanikega, kellel autot enam polegi? Ja mida teha nendega, kes kasutavad autot näiteks ainult suvel? Oleks ju mõistlik tegelikult samamoodi, nagu on ju liikluskindlustuse maksmisega, et sa saad teha endale lühikese. Teeksid 3 kuuks siis, kui kasutad. Ja muul ajal ta seisab sul garaažis, ta teid ei kasuta, kütust ei võta, keskkonda ei saasta. Must number, uunik autonumber peaks olema maksuvaba, ütleb Sillat. Muuseume on Eestis 50. Sellised autod, mis suvel tulevad arvele, on hobiautod ja pensionäriautod. Hobiautosid on 30 000, ütleb Sillat. Näiteks Austrias on üks number kollektsiooni peale. Kindlustad selle ära ja tõstad ümber, kui teise kollektsiooni auto rooli ronid.